Mina olen Maien ja see on minu eluline podcast seotud kaine eluga. Ja täna on mu esimene külaline siin, kes on üldse mu esimene intervjueeritav elus, Mihkel Raud. Tere! Tervist! Mihkel, sa oled tuntud kui menukas kirjanik, ajakirjanik, muusik ja sinu menukaim üldse selle sajandi kõige menukam teos Musta pori näkku on see, kus sa käsitled just neid teemasid, mida me siin podcastis täna käsitleme. Ehk siis seotud kainuse ja alkoholiga ja üldse sellised elulised probleemid. Ma esitan siis mõned küsimused, mis mind ja ma loodan, et inimesi, kes seda ka kodus või kuskil mujal vaatavad, paeluvad. Esiteks siis alustaksin sellest, et kas sa tundsid lapsena mingit sellist kohustust saada loomeinimeseks, kuna su näiteks Tarmo Urb oli inimene, kes pani sulle kitarri kätte ja su vanemad olid kirjanikud ja kõik see, et kas see kuidagi andis sulle mingi tõuke sellises meeles kasvamine või sa nagu ei näe, et see oleks olnud mingi oluline aspekt? See on väga hea küsimus. Ma nagu otseselt mingisugust survet kuidagi nagu ei tajunud, et mis sa lapsena ikka oskad aru saada, kas sul on mingi surve või ei ole. Aga ma arvan, et see, et minu kodus oli niisugune loominguline õhkkond ja et minu isa ja minu ema, eks ole, olid kirjanikud ja nende sõbrad olid loomeinimesed ja Tarmo Urbi sa juba nimetasid, eks ole, kes oli minu isa väga hea sõber. Et väga palju meie kodus loomeinimesi käis, ega nagu mitte loomeinimesi väga ei käinudki, eks inimesed sõbrustavadki nendega, kes on oma tegevuses võib-olla natuke sarnased neile endale. Ma arvan, et see kuidagi nagu natuke soodustas ja kui ma ikkagi nagu ütlesin, et ma tahan pilli mängida, siis keegi ei öelnud mulle, et mis sa sest ikka mängima hakkad, et sellega ei saa sa oma elu elatud ega elatist teenitud, mingit niisugust juttu meie kodus nagu ei olnud ja vastupidi oli niisugune väga soosiv ja kuidagi niisugune toetav see õhkkond ja isa ostis mulle kõik igast kitarre, värke ja otsest nagu niisugust kohustust, et kuidagi niisuguseks loomeinimeseks saada nagu ei olnud, aga ma arvan, et see kodune keskkond muidugi aitas sellele kõvasti kaasa, et minu elu selliseks kujunes, nagu ta kujunes. Ma siit nagu, võib-olla tuua see täna siis saate teemaga sisse, et kas sa oskad nagu öelda, kas sinu selles tutvusringkonnas või pereringkonnas, kas see oli nagu normaalne, et tarbiti palju alkoholi, sest nagu on öeldud ja millest sa ka oma raamatus kirjutad, et see on see rock'n'rolli elu või selline loomeelu oligi nagu selline pidu ja vallera umbes, et kas see nagu oli ka teie kuidagi seal ringkonnas siis tavaline? Jaa, minu isa oli ka alkohoolik, temaga oli jõi niimoodi, et ta jõi 11 kuud oli kaine ja siis 6 aega jõi nagu järjest. Ja eks ta on ilmselt natuke geneetiline ka mul, või päris kindlasti on ta geneetiline, seda mulle arstid ka öelnud, et alkoholism on suuresti geneetiline haigus ja kuna mu isa oli alkohoolik, siis küllap see kuidagi sedapidi tuli. Aga tõsi on ka see, et loomeinimesed nõukogude ajal, eks ole, kuidagi elasid niisuguses teatavas niisuguses surutises ja keegi ülearu nagu õnnelik ja mitte ainult loomeinimesed, inimesed üldse. Nõukogude ajal olid inimesed ikka küll olid ikka palju rohkem täis, kui nad nagu tänapäeval on. Joomine oli kuidagi nagu laiem nähtus. Ja minu kodus muidugi ma teadsin, mis see on alkohol ja meil käis seal igasuguseid tüüpe korterist läbi isa ja ema külalistena. Aga mis seda rock'n'rolli elustiili puudutab, siis absoluutselt see oli kindlasti üks osa sellest, miks minust kiiresti alkohoolik sai. Et ma hakkasin mängima kaunis ikkagi õrnas eas, ma olin vist 16-aastane, kui mind kutsuti Singer-Vingerisse ja võib-olla kõik meie vaated ei tea, aga kui ta vanaema käest kodus küsiti, siis ta räägib teile, et see oli täitsa populaarne ansambel 80 aastatel. Ja see oli niisugune bänd, mis ikka sõitis mööda Eestit ja ikka praktiliselt üks nagu kõvemaid bände 80-ndate keskel. Ja kujutad ise ette, eks ole, kui sa 16-aastasena sellisesse bändi satud ja kõik see niisugune joomise ja naiste värk ja see oli olemas ju siis ka. Naisi võib-olla oli veidi vähem, aga joomist oli selle võrra jälle kõvasti rohkem. Ja loomulikult see elustiil ja see niisugune teatav ka niisugune nagu sa väga õigesti viitasid, niisugune teatav, võib-olla sealt tuli see surve, et sa võid kuidagi selle rokimehe nagu staatuse kuidagi nagu ka väljaspool lava välja kandma ja eks siis selle võrra siis suruti rohkem seda alkoholi ka sisse. Nii et absoluutselt, see oli kindlasti üks osa. Aga teine osa, ma mäletan, oli ikkagi see, et purjus oli päris mõnus olla. Ei ole ikkagi midagi paremat, kui teise päeva hommikul peale ränka joomist pits viina ära teha ja siis tunda, kuidas tiivad seljas hakkavad nagu suuremaks kasvama. Et lihtsalt oli nagu mõnus, kuni teatud piirini muidugi.
aga sa ise juba nagu ütlesid, et sinust sai alkohoolik, et kas sa oskad tuua välja mingit sellist põhjust või hetke või nagu see Singer-Vinger kindlasti ja see selline rokielu, aga mingit nagu täpsemat olukorda, kus sa nagu said aru või mõistsid, et see on probleem ja sa võib-olla ei joo nii, nagu oleks nii-öelda normaalne tarbida? Kusjuures huvitaval kombel niisugune hetk täiesti oli olemas. See oli, ma enam aastat ei mäleta kusagil, ma käisin veel keskkoolis. Ja oli üks suvi jälle ja ma olin kuskil jälle mingisuguses 10-päevases tsüklis ja ma mäletan, ma läksin Eesti Raadiosse andma intervjuud saatesse Soovid, oli üks niisugune populaarne raadiosaade, mida Tõnis Erilaid tegi. Meil oli intervjuu kokku lepitud, ma läksin sinna kohale, üks teine minu ansambli liige Tajo Kadajas oli ka minuga kaasas. See oli ansambel, see ei olnud Singer-Vinger, see oli ansambel Metallist, kus ma ka mängisin samal ajal. Ja ma mäletan, ma jõudsin sinna üles raadiostuudio ukse taha ja mind tabas esimene paanikahoog. Ja siis ma sain aru, et midagi on minuga, ma ei saanud aru, mis asi see on, mul oli niisugune tunne, ma hakkan hulluks minema ja siis ma sain kätte oma elu esimese tõelise räige pohmelli, see käis täpselt niimoodi laksust, et muidu ma olin võimeline kõik täitsa magama ja puha ja hommikul pea valutas, aga vahet ei ole. Ma olin selle hetkeni suutnud nagu oma tsüklitest nagu normaalselt välja tulla. Aga vaat see oli täpselt, käiski konkreetselt hetk, mind haaras täiesti niisugune sõnu seletamatu paanika, hirm. Ma jooksin, ma ei teinud seda intervjuud, ma vabandasin, jooksin koju ja ma ei liialda, ma olin 3 nädalat järjest üleval, ma ei maganud, ma ei saanud magada, ühesõnaga kõik niisugused ränga, niisuguse jõhkra tsükli pohmelli ilmingu, mõtlesin, esimest korda kogesin neid. Okei, see tundub väga õudne ikka, aga... Läks veel õudsemaks. No ja me juba rääkisime, et sul oli palju bände ja sa oled üks roki suurkujusid, Kolem, Metallist, Singer-Vinger, Mr. Lawrence, neid on nii palju tegelikult veel. Et kindlasti see ei jää märkamata ja see on ka asi, mida sa tood kindlasti ise nagu põhjusena välja. Aga kas sa nagu arvad, et sa kuidagi õppisid nendest hetkedest või sellest nagu elustiilist või nendest momentidest, et nendel rasketel ja võib-olla süngetel hetkedel justkui on mingi selline kasu ja arengukoht olnud sinu jaoks? Absoluutselt. Sellest perioodist, see oli, minu elus see oli niisugune jõhker, niisugune tinapanemise periood, võib-olla vältas üks niisugune, ma arvan, 4 aastat. Võib-olla isegi 5, 2, ma olin umbes 16, nagu ma hakkasin ikkagi nagu täitsin nagu julma, just Singer-Vingeriga ühinedes, ikka väga brutaalselt jooma ja lõpetasin ära 21-seks saades. Ehk siis täpselt sellel hetkel, kui ma oleksin tohtinud hakata siis ametlikult alkoholi ostma. Ja see periood oli minu elule muidugi, see oli õudne ja see kõik oli kohutav, aga ma õnneks kuidagi nagu tulin sellest nagu enam-vähem terve nahaga välja. Enam-vähem sellepärast, et mul on mitmeid tervisihädasid, seesama paanikahäire, mis ei ole tegelikult kuhugi kadunud, mida ma olen küll õppinud nagu kontrollima, aga mis ikkagi, see minu näo tõmblemine ja ma ei tee seda kuidagi meelega, mõned inimesed arvavad, et ma arvan, et see on lahe ja teen seda kuidagi vabatahtlikult, ka need tikid ehk näo tõmblus on sellest ajast pärit. Nii et ma tulin jah nagu teatud küll, nagu seda armid on mul elu lõpuni kaasas sellest perioodist, aga ikkagi ma suhteliselt ikkagi ühes tükis läbisin selle perioodi ja ta on loomulikult tagasi vaadates ikkagi väga, väga õpetlik ja see oli väga vajalik periood minu elus, sellepärast, et kui see asi oleks nii hulluks läinud, ma tõenäoliselt kuidagi tipsutaksin ja kuidagi niimoodi chilliksin siiamaani. Aga ja rääkimata sellest, et ma sain sellest raamatu kirjutatud, tõsi küll mitmekümned aastad hiljem. Sa oled nüüdseks olnud kaine 30 aastat. Natuke rohkem, jah, 30 pool, jah. Mis on olnud nagu sellel kainuse teel, siis kõige suuremad sellised raskused või potentsiaalsed komistuskohad või on sul olnud nagu selliseid nii-öelda murdumishetki, kus sa mõtled, et võib-olla ikkagi nüüd ma langen uuesti selle küüsi? Huvitaval kombel ei ole. Ma olen küll mõelnud selle peale ja kui ma lõpetasin, ega siis ma ka ju ei teadnud, et see jääbki, ma lootsin, et see jääb elu aegade lõpuni kestma, sest kui ma nii-öelda korgi kinni panin 2. augustil 1990. aastal, siis ma läksin arsti juurde ja palusin endale seda niimoodi ampulli panna. Ma ei tea, kas tänapäeval neid pannakse enam, aga see on niisugune asi, mis opereeritakse su tagumikku ja siis kui sa jood, siis see kuidagi nagu sa sured ära, aga see on niisugune vahend, et sa siis surmahirmus ei joo. Aga arst ütles mulle ära pane, et proovime veel ilma ampullita, kui tõesti ilma ampullita ei saa, no siis paneme. No ma tegelikult siiamaani nagu mõtlen, ma nagu siiamaani tegelikult proovin ilma ampullita. Aga siis ma ka mõtlesin, et äkki, kui tekib mingi niisugune raske hetk elus, et äkki, aga huvitaval kombel ei ole olnud, jah, et ma olen nagu teisi nippe, kuidas ma olen saanud rasketest hetkedest ennast hävitades läbi. Meile kõigile on, vähemalt mul on väga loomuomane
elu raskel hetkel ennast hävitama kukkuda. Aga selle asemel, et jooma, ma hakkan suitsetama. Ma muidu ei suitseta, aga kui tekib tõesti niisugune väga raske või väga niisugune depressiivne või kuidagi muud moodi halb hetkelus, siis ma hakkan suitsetama. Ja see kuidagi nagu, mitte ei aita, aga see oleks niisugune rituaal, mis asendab seda, mis tavaliselt inimene võtab ja joob ennast sodiks. Aga mis on võib-olla sellel teel olnud su jaoks just sellised kõige suuremad jõu ja motivatsiooniallikad peale selle, et su lihtsalt enesetunne, et sa ei ela mingis surmahirmus selle pohmelliga, vaid ma mõtlen just siuksed võib-olla inimeste poolt ja... Ma tean, mis haigus see on. Ma tean, et alkoholism on haigus, mis meest kunagi ei lahku, mis jääb inimese külge aegade lõpuni. Ma tean, et kui ma joon ära, kui selle asja asemel, mis siin meie ees on see on vist küll mullidega vesi, aga kui see oleks õlu ja kui ma ühe üks ära jooksin, ma oleksin 6 aega järjest tsüklis, ma tean, mis minuga juhtub. Ma tean väga täpselt, mis minuga juhtub, juhul kui ma hakkan jooma. Ja ma tean väga täpselt, millega see lõpeb. Ja see lõpeb väga kiiresti. Ma tean ka seda. Ma olen oma haigusest üsna teadlik ja see on see, mis mind kuidagi nagu ühest küljest aitab kuidagi nagu joone peal olla, aga veel kord, ma nagu kuidagi, see ei ole mingi võitlusena minu jaoks. Võib-olla esimene aasta oli niisugune, et ikka sõbrad, aga nüüd on kuidagi see, ma nagu üldse ei mõtle selle peale, ausõna. Kohe nagu juba 15 aastat ma ei ole selle peale niimoodi mõelnud. Aeg-ajalt, ma räägin sellest ainult siis, kui tõesti keegi niimoodi nagu sina kutsub ja küsib, et me räägime sellest. Ma tõesti ei mõtle selle peale, on üldse praktiliselt. Nojah, see vist ongi nagu nüüd osa või sa oled seda ikkagi nii kaua teinud, et kui ma olen olnud siin kaine aasta aega, siis see on nagu ikkagi kõvasti pikem. Nojah, natukene küll. Natuke on, jah. Su esimene roll oli 5. klassis, sa olid Kalevalas draamateatris ja sa tegid ka vist 5. klassis oma esimese bändi. Ja, teine. Et kas sa arvad, et nagu sellel ka kuidagi oli nagu mõju sellele, kuhu sa oled jõudnud ja kuhu sa võib-olla jõudsid, et kas sa andis tõuke ka sinna Singer-Vingerisse jõudmiseks? Kindlasti, loomulikult, absoluutselt. Ma ikkagi väga suhteliselt noores eas, nagu sa Kalevalast rääkisid, ma tõesti tegin mängisin mõnes teatriretenduses lapsosi. Moskva ja käisin Moskva väikses teatris, olen isegi mänginud, tõsi küll ühe teise lavastusega, meil oli Raha Mariale, mis oli aasta pärast Kalevalat. Aga jah, ma olin alguses suur teatrihuviline, näitlemishuviline ja ma tahtsin tegelikult teatris hakata, ma kujutasin oma tuleviku ette teatris, mis mitte, et see oleks kuidagi vähem alkoholismiga seotud eluvaldkond, eks näitlejad panevad ka üsna julmalt tina, ega see teise inimesena elamine igal õhtul ei ole lihtne töö ilmselt. Aga siis see teatrihuvi kuidagi asendus muusikuhuviga üsna varajases eas ja muidugi loomulikult, eks ta mingid üks mustrit hakkas juba üsna varajases eas ette kasvatama. Et muusikuks ei tasu hakata juhul, kui tervis kallis on. Ja me juba rääkisime sellest, et sa olid 21-aastane, kui sa lõpetasid joomis ära. Tegelikult jah, sa ütlesid ka vist seda juba, et seal Nõukogude Liidus tegelikult siis alles tohtiski hakata alkoholi nagu legaalselt. Ei, praegu on 18. Võib osta 18-selt juba. Ja osta ja juua ja tõesti, kõike teha. Huvitav, mina olen 21 siiamaani. Ei, 18 on jah, Eestis vähemalt. Aga sa oled seda toonud välja ka varasemalt intervjuus, et sul oli selline surmahirm ja sa ikkagi täiesti kartsid oma elu pärast ja seetõttu siis sa tegidki väga noorelt selle elu muutva otsuse. Aga kas sul on nagu mingi selline nagu enda kuidagi mälestus või mõte ka, mis sul nagu käis täpselt enne seda, siis seda 2. augusti peast läbi? Et just lähtudes nagu enda mingitele mõtetele ja tunnetele, mitte sellele, mis võib-olla su lähedased mõtlesid ja kartsid, vaid kas sul on nagu mingi kindel hetk, mis andis selle ajend, et okei, et nüüd homsest või siis kuskilt lähetulevikus ma lõpetan selle ära? Jaa, oli. See on väga hea, et sa ütlesid, et lähedased loomulikult olid kõik mures, aga üks asi, mida ma sellest ajast olen õppinud, on see, et alkohoolikult ikkagi lähedased aidata ei saa, alkohoolikult saab aidata ainult alkohoolik ise. Ta peab su otsus ise tegema, see ei ole mingi niisugune asi, et ma tulen ütlen sulle, kuule ära nii palju jooma ja siis sa ütled, hea küll, ma siis ei joo. Sa pead selle otsuseni ise jõudma. Aga mul oli ikka see viimased pohmellid olid ikka nii jube õudsed. See pohmell oli, ma sain sellest aru, et kui ma isegi prae kõrvale kuskil restoranis või kohvikus ühe õlle teen, et see igal juhul, ma teadsin, see igal juhul kasvab tsükliks, see ei olnud mingit variantigi, et ma joon ühe õlle ja siis ei joogi nädal aega järjest. Või hiljem seal võib-olla 3-4 päeva, eks tervis hakkas järjest kehvemaks minema. Ja pohmellid muutusid ikkagi üsna õudseks. Et mul olid ikkagi deliiriumid ja mul on isegi, mul seda paberit enam alles ja ma hoidsin seda aastaid alles, mul on isegi Wismari kliinikust saatekiri kuskile mingisugusesse karmimasse osakonda, kus ikkagi praegu pandi mehed magama süstidega mitmeks päevaks
ja seal oli mul siis diagnoos, sinna oli kirjutatud delirium tremens, mis siis on põhimõtteliselt joomahullus ja ma ikkagi juba nägin asju ja see oli päris õudne. Ja need pohmellid ikkagi läksid nii jube raskeks, et tegelikult see pohmelli hirm ja ma teadsin, et see pohmell saab olema iga kord nii raske, et see pohmelli hirm ikkagi oli nagu nii jube, et see nagu tegelikult pani mu otsustama. Kui palju sa mõtled üldse sellest eeskujust ja nii-öelda märgist, mis sa võib-olla oled jätnud ja jätad maha, sest et mina tean kas või oma vanematelt või enda kuidagi seest ja mõtetest, et sa oled ikkagi selline suur eeskuju Eestis ja selline suur nagu mingi nagu role model või selline, et kui väga paljud, ma arvan, vaatavad sind erinevatel põhjustel küll, aga nagu kui mingid sellist eelkäijat mingitele asjadele ja samamoodi mina arvan selle kainusega on väga põnev minu enda jaoks kuulata sinu podcast'e või ma ei tea, intervjuusid, lugeda artikleid, mis sa oled kirjutanud, et kui palju sa mõtled selle peale? Ega väga ei mõtle ausalt öeldes, et ega suurem osa inimesi ju tegelikult ei tea, et ma olen alkohoolik ja need, kes teavad, arvavad, et ma siiamaani joon iga päev 2 pudelit viina. Ega ma väga ei mõtle, ma kuidagi nagu ühel hetkel, ma mäletan kuskil 90-ndate niimoodi võib-olla jah, kuskil keskpaigas, ma ikka nagu rääkisin sellest veidi rohkem ja siis tunti selle vastu ka nagu huvi ja ühel hetkel ma kuidagi nagu väsisin sellest ära, mul nagu tundus, et ma muutugi niisuguseks ühe teema inimeseks ja olen huvitav ainult siis, kui ma räägin sellest, kuidas ma enam ei joo. Ja siis ma kuidagi nagu ühel hetkel hakkasin nagu natuke mitte lausa vältima, aga ühesõnaga nagu ma kuidagi pigem nagu ei rääkinud sellest nii palju, aga nüüd on nii palju aega mööda läinud ja tõesti, kui sa ütled, et sellest on ka võib-olla abi võib-olla mingitele noorematele inimestele, et siis ma ikka muidugi olen valmis sellest kõnelema. Aga jah, kui ma kuidagi niimoodi, ma arvan, et mind ja alkoholi seostatakse järjest nagu vähem ja vähem, mida rohkem aega edasi läheb, on tulnud uued ja ägedamad alkohoolikud, kes on hea meelega valmis rääkima sellest, kuidas nad enam ei joo. Jah, võib-olla eks neid inimesi järjest tuleb ja tekib juurde ja ma arvan, et see on täiega tore. Mina arvan, et see võikski olla mingi asi, mida võib-olla inimesed teeks üldiselt ka vähem, et see ei pea olema ilmtingimata ka alkohoolik, et absoluutselt nõus, mitte teha. Et see on jah, võib-olla selline asi ja mina lihtsalt enda kogemust ütlen, et mina nagu tõesti olen vaadanud ja lugenud sinu kohta, sest sa oled Eestis minu arust kõige siuke nagu legendaarsem. Legendaarsem joodik või? Legendaarsem nagu kaine inimene. Legendaarsem kaine inimene kõlab väga hästi. Ja, et väga, minu jaoks igatahes see on väga oluline olnud. Tore kuulda. Ja siis mul selline võib-olla veidi huvitav või veider küsimus, et kas sa oskad tuua nagu sellise põhilise kontrasti, kui välja jätta nagu, et sul on pere ja kõik see, aga ma mõtlen, et selline tavalise nagu argipäeva elus tuua nagu mingi suurim muutus, mis tänu sellele alkoholi lõpetamisele nagu juhtus, et kuidas sa siis olid võib-olla 20-aastaselt ja nüüd, et mis selles hommikus erineb või mis selles mõttes? Väga hea küsimus ja üks väga oluline asi erineb. Igal hommikul, juba üle 30 aasta, igal hommikul ma ärkan ja mõtlen, mul ei olegi pohmelli. Kas pole imeline? Ja ma alati ärkan selles samas voodis, kuhu ma mäletan, et ma magama läksin. See on ka teine väga oluline suur muudatus. See tundub päris hea asi, mida tundub. On hea. Ja siis võib-olla nüüd tänapäeva kohta veidi küsida, mis su enda selline arvamus või kas sa nagu täheldad mingeid muutuseid, et kas sa arvad, et alkoholism on ajas kuidagi muutunud või kuidas ta on muutunud või siis üldse see tarbimiskultuur, et minul isiklikult ei ole mingit võrdlusmomenti, sest ma olen suhteliselt selline viimane generatsioon, kes nagu alkoholi saab tarbida ja ma mõtlengi just seda sotsiaalset normaliseerimist ja et on uuritud ju nii palju, kuidas Eestis on see alkoholi tarbimine nii kõrge ja noored tarbivad nii palju ja teevad nii palju. Tihti on tabum see, kui sa ei joo, mitte see, et sa jood. Et kas sul on mingi seisukoht või arvamus siin? No, ma ka arvasin niimoodi üsna pikalt tegelikult, et alkoholism on Eestis kuidagi nagu taanduv probleem ja et seda rohkem nagu vähemaks jäänud, inimesed joo nii palju ja käid siin mööda Tallinna linna ja ei ole enam võib-olla tõesti kuskil Balti jaamas, eks ole, mis on lähedal sellele kohal, kus me praegu oleme, võib-olla mõned zombid niimoodi tiirlevad, õhtut, aga üldiselt nagu väga ei näe purjus inimesi. Ma arvasin ka, et juunad, siis ma ei tea, inimesed teevad mingeid aineid või mingeid narkootikume või kuni ma sattusin ühele üritusele, sellest on ka aastaid möödas, ma julgen arvata, et võib-olla isegi täitsa 10 aastat mängisime Singer-Vingeriga mängimas Haukalaadal, on üks Lõuna-Eestis väga populaarne sündmus, kus siis tullakse peredega ja seal ongi laat, inimesed kauplevad ja on meelelahutus, õhtul on kontsert, vist on päev otsa.
ja me jõudsime õhtu hakul siis sinna kohale sellele laadale, sinna laadaplatsi juurde ja seal avanev pilt oli küll ausalt ütles nagu silmi avavalt šokeeriv. Seal tõesti olnud ühtegi kainet inimest, võib-olla välja arvatud põlvepikkust poisikesed ja tüdrukud. Kõik olid täis, inimesed, kes olid nagu peredega tulnud, tuli täitsa konkreetselt perekond jalutas mööda teed. Ema oli täiesti sodi, isa oli veel sodim ja siis laps seal kuidagi hõljus nende vahepeal. See oli nagu kuidagi kurb. Ja siis ma saan aru, et ega see alkoholism ei ole Eestist kuhugi kadunud, et see on ikkagi jätkuvalt probleem ja karta on, et ega ta ei kao ka, et see on niisugune Põhjamaa, ega Soomes on sama hull või isegi hullem. Eks ta on natuke see kliimavärk ka ja pikad pimedad talved ja mis sa siin ikkagi väga teed, eks ole, eriti nüüd, eks ole, seal COVID ajal, eks ole, istud kodus, kaua sa istud, eks sa siis jood ennast täis. Et see on kurb ja ma tõesti elasin aastaid illusioonis, et alkoholism on, üldse alkoholi tarbimine kuidagi Eestis nagu vähenenud, aga see haukalaat kuidagi ehmatas mu tagasi nagu selles mõttes kaineks, et see probleem on ikka päris tõsine siiamaani. No ma ise ütleks ka, et see nagu noorte seas, ma ütleks, et nagu, ma ei tea, kas see on nagu just kasvav trend. Kindlasti on see, et on tulnud peale mingid muud mõjuained, mis on nagu minu arust järjest nagu vabamini kätte saadavad kindlasti inimestele, mis on loogiline tegelikult. Et aga see probleem ei ole nagu üldse taandumas ja võib-olla hästi palju nagu öeldakse, et see on nagu umbes polegi enam mingi asi ja värki, aga ma arvan, et lihtsalt noored ja üldse inimesed on väga head ka selle varjamises. See on lihtsalt võib-olla asi, mida nagu millest ei räägita. Aga mis sa arvad, või tähendab, mitte mis arvad, vaid milline oli sul üks selline karmim nagu nooruspõlve mingi mälestus, mis sul oleks arvatavasti ilma alkoholita nagu olemata olnud? Vot eks aju on kuidagi selektiivne, mälu on selektiivne, inimene unustab ära need kõige hirmsamad ja kõige õudsemad asjad, aga eks ma muidugi ikkagi nagu tegin ennast ikkagi suhteliselt nagu lolliks nagu kogu maailma ees, eks ole, läävakil, teinekord kuskil püksid rebadel, kuskil sõpruse kino ees, eks ole, kell 12 päeval lihtsalt kusta süüdimatult, see on nii sodi ja üldse midagi elust aru ei saa ja siis tuttavad lähevad mööda ja võib-olla vanemate sõbrad ja võib-olla kirjanikud ja see kõik oli kuidagi jälle piinlik. Mul oli niisugune naljakas traditsioon, et kui ma siis olin tsükli ära lõpetanud, siis ma panin alati ülikonna endale selga, pesin ennast puhtaks, muidugi kõigepealt pidin pohmellist, tsüklist välja tulema, pohmellist ka. Siis panin endale ülikonna selga, kuidagi ma olin väga viks ja viisakas ja käisin kõikides nendes kohtades, kus ma olin võib-olla nädal aega varem, eks ole, püksi sittunud kõigi inimeste ees, et jätta niisugune kuidagi justkui nagu registreerida, et ei ole ma nii hull ja lootusetu midagi. Aga niisugust, ma ütlen veel kord, et mälu hästi nagu pigem nagu üritab ära unustada. Eks neid oli kindlasti päris hulle ja päris jubedaid hetki ja asju, mida ma kindlasti kaine peaga teinud ei oleks, aga ma ei suuda kuidagi nagu praegu mingi ühte niisugust kuidagi eredamat või kuidagi dramaatilisemat meelde tuletada. Et eks neid oli igasuguseid, aga ma arvan just see, et ma kuidagi olin nagu ikka võisin välja näha ikka üsna trööstites, tõesti täis kustud pükstega kusagil päisepäeva ja kuskil Ararati poe taga kuidagi tudiseda koos mingite teiste zombidega, et ma arvan, et see oli juba piisavalt õudne küll. Kas sa oled muidu üldiselt ka nagu sõltuvusliku iseloomuga? Väga. Et kõik asjad, mis meeldivad või mingid naudingud pakuvad, jäävad kohe külge? Väga olen. Ma olen kõikide heade asjade sõltlane. Mulle meeldib kohutavalt süüa, mulle meeldib seks, mulle meeldib ma olen jäänud väga kiiresti ka suitsetamine, et kui ma rääkisin mõnikord ma seda aja viitaks tõmban ja see võib täiesti nagu, ma võin 2-3 päeva ja õhtuti teha 3-4 suitsu ja juba 4. päeva õhtul tunda, et kurat, ma juba tahan seda jälle. Eks on muidugi hästi nagu psühholoogiline ja selline füüsiline sõltuvus, eriti mõnuainetest tekib tegelikult veidi kauema aja jooksul, kui me arvame, et ta tegib. Aga psühholoogiline kindlasti, et ma olen väga aldis igasugustele sõltuvustele. Välja arvatud hasartmängud, kummalisel kombel. Et ma olen käinud kasiinos ja niimoodi proovinud lihtsalt huvi pärast vaadata, aga ei juhtunud kuidagi nagu midagi. Väga huvitav. Jaa, huvitav. Minul šokolaadi sõltuvus. Selline küsimus veel, et kas sul tekkis mingisugune plokkperiood, kui sa nagu kaineks hakkasid, sest et kui sa olid nagu harjunud ikkagi aastaid funktsioneerima nagu täispeaga ja mingi mõju all, siis kas sul nii-öelda seda rokkerielu oli nagu raske elada edasi niimoodi, et sa olid nüüd 2. augustist kaine? Väga ei olnud, see on väga hea küsimus, väga palju arvatakse, et kõik su sõbrad, kuidas sa sellega hakkama saad ja
ei, kuidagi ei olnud. Ainuke asi, mis võib-olla siiamaani meid häirib, aga siis Singer Vinger on siiamaani alkohoolikute ansambel ja paljud neist on ka praktiseerivad ja mis nagu siiamaani võib-olla nagu häirib on see, et me tuleme kuskilt, ma ei tea, Lõuna-Eestist sõidame Tallinnasse bussiga ja siis tüübid jauravad, ma tahan magada ja tüübid jauravad ja karjuvad, eks ole, seal ümberringi ja teevad iga natukese aja tagant põiepeatust ja siis, eks ole, uks läheb lahti, külm on bussis ja nii edasi. Need asjad häirivad, jah, aga lihtsalt asjad nagu kuidagi nagu ei oleks saanud funktsioneeritud huvitaval kombel, jah, sellist asja nagu ei juhtunud. Et Teil oleks edasi? Täiesti, läks edasi ja lihtsalt olid teinud otsuse ja see tegelikult ei ole nii. Me kujutame ette, et sa oled joodik ja et kuidas sa siis funktsioneerid ilma joomiseta. Et võib-olla mõnedel see niimoodi on, et mõned asjad ei tule enam nii hästi välja, kui nad tulid juua täis peaga, aga minul seda probleemi kuidagi huvitaval kombel ei olnud. Võib-olla ka sellest ma jätsin ikka üsna noorelt maha. Et võib-olla vanemast peast on see keerulisem. Nojah, võib-olla see harjumus ei olnud veel nii. Just. Jah, nagu nii süvenenud. Ja nüüd siis viimane küsimus, et kas sa kardad nagu vahel, mitte iga päev, ma arvan, sa ei karda, aga et kas sa kardad natuke seda tagasilangust ka? Et kuna on öeldud, sa oled ise ka öelnud, et teatavasti nagu, et mida kauem sa oled olnud nagu prii millestki, seda raskem see tagasilangus võib olla. Kas sa nagu mõtled selle peale või see pigem ei... Ma nagu väga ei mõtle selle peale, aga ma muidugi annan endale aru, et see on tegelikult ikkagi niisugune noatera peal käimine. Okei, ma olen 30 aasta küll käinud, aga ei, ma pigem arvan, et seda ei juhtu. Ma olen üsna veendunud, et seda ei juhtu, kuigi jällegi, kuidas ma saan olla. Mitte jah, ei väga nagu ei karda või nagu ma nagu ei mõtle selle peale. Et ma arvan, et see esimene kui ma tõesti peaksin otsustama, et ma ei tea, hakkan uuesti jooma, ma küll ei tea, mis asjaoludel see võiks juhtuda. Et ma ikkagi nagu mõtlen väga tõsiselt seda esimest pitsi võttes, et Ikka nagu pikk tee käidud. Jaa, absoluutselt. Ma just täpselt see, et kurat, ma olen 30 aastat, ma kujutan ette, et see süümekas võib olla ikka räme. Tärkad esimese paugu järel hommikul pohmelliga, kurat, ma olen 30 aastat suutsin. Miks ma nii tegin? Et pigem mitte. Olgu, aga see on kõik minu elu esimese intervjuuga. Väga hästi tuli välja sul. Aitäh. Väga tore, et sa olid nõus rääkima. Muidugi, suurima nõuga. Ja näeme juba järgmises episoodis.